Nii, tere kõigile YouTube'i vaatajatele, idane.ee. Palle and the Boys on tagasi ja hakkame pihta. Alustuseks tervitame meie suurt fänni Piotrit. Piotr, jah. Ole terve ja pane ikka pihta ennustustega. Ja nendes klaasides endiselt alkoholi ei ole. See on Coca-Cola ja see on alkoholivaba õlu. Aga lähme siis asja juurde, kuna vahepeal toimus erakorraline volikogu istung. Ja nagu kombeks juba on saanud, siis kui volikogu toimub, siis me tavaliselt paar sõna sellest räägime. Ja erakorraline oli juba seekord seetõttu, et see toimus meil eelmisel laupäeval kell 9 hommikul, mis oli iseenesest väga äge ju, et hommikul ilus ja kokkutulek oli sellise värskendava iseloomuga. Et mis arvad, kuidas sul oli? Põllumees nagu sa oled? No ma võtsin sõna, kuna sel kellal olid karjanasid juba radast esimese töö selle ampsu juba teinud, et kell 9 juba kodu saanud. Põllumehele see pole muidugi, kell 9 pole midagi, eks ole, aga erakorraline minu teada meil ei ole olnud enne laupäeviti hommikul kell 9. Vanemad olijad ütlesid ka, et see on ikka pretsedent, et mis seal ikka peetud ta sai, et seal küll keegi oli jalgratta peal ja mina näiteks olin Setomaal sellel korral täpselt sellel päeval. Aga tempokas oli, nii et võtame ise ka nüüd tempo üles, et üks punkt ainult seal oli ja see puudutas siis meie üürimajaga seonduvat ja tegelikult see tempo on olnud vägev, et me tegime siis eelnõu täiesti viimaste andmete pealt, mis meie käsutuses olid ja 16. oli ka majanduskomisjoni laiendatud koosolek, kuhu olid kutsutud ka kõik volikogu liikmed sellest informatsioonist osa saama. Oli töine minu arust see koosolek ja me selle baasilt siis, kuna kõik tähtajad, mis selle koosolekul öeldi, kukkusid, siis me selle baasilt tegimegi parandused oma eelnõusse ja proovisime siis seda valla osalusega äriühingut toetada. Ma ütlen niimoodi, et seal oli tegelikult ka enne seda oli veel ka revisjonikomisjoni koosolek. Selle protokolli veel ei ole, see varsti tuleb, ma kindlasti jagan seda siis. Ilmselt ei tule video valmimise ajaks veel, sest et meil kombeks on, siis meil läks 3 tundi ja sealt tuleb jälle seda toormaterjali nii palju, et see tuleb kokku kirjutada ja sellega läheb tavaliselt vallas veits aega. Ja ühesõnaga teemad sai ka seal arutatud ja volikogu istungi eelsel perioodil, mõtlen ausalt, minul tegelikult personaalselt, ma isegi omavahel sellest ei rääkinud. Mul oli nagu tunne, et äkki seekord on lootust. Sest et eelnõu oli, olgem ausad, eelnõu oli ülimõistlik. Ma siiralt arvan seda, see eelnõu oli ülimõistlik. Me kohe põhjendame miks, eks ole, aga mulle tundub, et sellesse ei tahetud väga süveneda. No eelnõu esitaja tegid sellise küsimuste vooru ja kõik küsimused olid suunatud siis nõukogu liikmele Sander Koplile. Kahjuks mitte ühtegi küsimust ei tulnud eelnõu esitajatele. Ja ma sain õnneks loa siis oma eelnõud kommenteerida, et rafineeritud ettekanne oli ära, aga siis ma sain seda ka kommenteerida. Ja nii ta on, kiire lõppmäng ja proovisime siis sellist minu arvates ka päris mõistlikku dokumenti suunata järele mõtlemiseks teisele lugemisele. Seda ei toetatud ja lõppkokkuvõttes ei toetatud ka eelnõud ennast. Nii ta läks, jah. Ütlen veel nüüd omalt poolt paar olulist asja selle kohta, et ühesõnaga eelnõu sisu, kui niimoodi hästi lühidalt öelda, oli siis teha Sadama üürimaja OÜ taustal toimuv korda. Ehk siis vaadata natuke kaugemasse tulevikku, arvestada veidike rohkem ette võimalike realiseeruvate riskidega
ja aidata ta sellest mudamülkast nii-öelda välja. Ja meil oli üks väga oluline asi veel, mida me praegu veel ei ole ära öelnud. Selle eelnõu esitamise raames me tegelikult tulime hästi palju vastu. Algne eelnõu sisaldas endas laenu andmist valla poolt sadama üürimajade summas 1 025 000 vist oli, kui ma õigesti mäletan. Ja lõppeelnõu sisaldas 400 000, sellepärast, et ühesõnaga lühidalt öeldes, ma teen nagu hästi lihtsas keeles. See on kaskaadi kantav laen. Et me tahtsime saada kõige kriitilisemad kohustused ehk Maksu- ja Tolliameti käibemaksu nõue, mille täpne suurus on veel selgitamisel, aga siin on tõesti lõpus irge sellega, kohe see muutub sisse nõutavaks. Meil oli soov saada see kaelast ära selleks, et me püsiksime nii-öelda vee peal, et me ei langeks punasesse ja et meil selle najalt oleks siis võimalik normaalsetel tingimustel taotleda laenu. Ja selle taga seisab EIS-i makse. Ehk siis üks hoiab teist kinni. Et kui me Maksuameti saaksime klaaritud, mis on niikuinii vaja teha, mis Maksuameti nõuega ei mahu meie äriplaani. Et siis me saaksime Maksuameti klaariks, me saaksime EIS-i klaariks ja siis me hoiatasime veel see, et võib-olla on seda laenusummat, kui ta on juba tagastatud jällegi vallale EIS-i makse baasilt, eks ole, siis võib-olla on seda vaja ka selleks, et võtta siis nii-öelda kommertspankadelt uus laen, mis asendaks siis meie see kalli laenu. Ja siis oleks see võimalik. Ja selleks meile teadaolevalt tahetakse võtta laenu 700 000, aga matemaatika ütleb, et meie praegune laen on 850 000, et 150 000 on sealt puudu. Ja et vältida seda olukorda, et me ei saaks seda vana laenu tervikuna tagasi maksta, kuna uus laenaja vajab hüpoteeki, mis on asetatud kinnistusraamatus esimese kohale, siis võib-olla selleks oleks vaja seda laenu kasutada. Ja muidugi me kartsime ka seda, et vältida vaidlust kohtus ehitajaga. Mis on algatatud juba praegu. Ja kahjuks siis meil laupäeval oli siis volikogu ja me saimegi teada, et kolmapäeval on kohus selle ehitajapoolse nõude menetlusse võtnud. Just, täpselt. Et jah, ühesõnaga see komplekt teha nii-öelda jällegi rahvale lihtsas keeles. Täna EIS tahab toetada projekti. Meil on kokku 1 miljon, sellest oleme me kätte saanud 447 000. Ülejäänu on veel ootel. EIS tahab saada käibemaksu osas selgust, mis tähendab seda, et see tuleks tegelikult klaariks teha, siis meil ei ole seda probleemi rohkem, siis me saame selle raha kätte ja me saame edasi liikuda asjadega. Aga nii kaua, kui me seda EMTA-ga nii-öelda asju joonde ei saa, siis me ütlesi, sealt algab nii-öelda jada, mis viib siis nagu tegelikult väga musta kohtade tõenäoliselt ikkagi. No ma arvan, probleem on ikkagi ka väga suuresti selles, et raha ei ole. See Sander Koprile suunatud minu 2 küsimust, mille peale ta ei vastanud mitte midagi, ütles, et ta ei tea. Meil on vähemalt täna head andmed, me näeme konsolideeritud vallaettevõtete kvartaalsed käibed, rahabilansse, rahavooge. RTK-lt on kõik saavad vaadata, ma panen viite, panen kirjeldust. Väga selgelt näha esimese kvartali lõppu 31. märts seisuga oli meil suti üle 1000 euro konto peal ja siis öeldi seda, et ehitaja on võlgu, aga me ei suuda ju ehitajale maksta ja seda rahavoogu ei ole ka teise kvartali sees tulnud, siis jäi teise kvartali lõpus oli veel 680 eurot, ja ma arvan lisaks sellele, et Maksuameti asjad on EIS-i taga kinni, tegelikult on ka ikkagi ehituse lõppmakse ehk ehitajale see kirstunael täna, mis peab makseid kinni. Nüüd on veel hullem, et võeti siin kohtusmenetlusse. See küsimus on rohkem kui häid vastused, et asi on jutumärkides ikka väga metsa juhitud. Toomas ütleb, et raha ei ole, aga tegelikult meil ei ole kohe ka aega. Kes me saime pikenduse küll. Ja mida meil veel võib-olla ei ole? Elanikke.
no see on juba ütleme sügise küsimus, aga jah, see võib realiseeruda see risk, eks ole, aga tegelikult raha meil tegelikult osaühingul ei olnud, see on valla enamusosalusega osaühing ja äriplaani järgi me võiksime suuta teenindada laenu juhul, kui see laen oleks odavam. Ja selleks, et üldse edasi liikuda, me peaksime need kõik asjaolud ära lahendama, aga aega meil ka ei ole. Et me saame küll 3 kuud pikendust ja selle pikendusega meil on natuke alla kuu on juba läinud, eks ole, et aeg on uskumatult karm ja meil on paar kuud veel jäänud ja nüüd me saime endale kohtuasja veel kaela, mis kindlasti seda aega lühemaks ei tee ja lahendused vajavad ikkagi lahendamist, need probleemid vajavad lahendamist ju. Ja sa ütlesid veel see ka, et võib-olla on tõesti risk, et maja täituvusele see, eks ole, ehk siis äriplaani me saame siis ellu viia, kui meil ei ole kalleid laenusid. Lihtsalt selle pikendusega me saime, laen läks natuke veel kallimaks, 1% oli veel juurde. Et me peame olema pragmaatiliselt, saame aru nendest numbritest, saame aru nendest kohustustest ja tooma selle väärika projekti sellisesse olukorda, kus ta saabki oma äriplaani ellu viima hakata. Aga hetkel ta ei saa seda teha. Jah. No kõige kurvem nonsense on minu meelest veel see, et ma natuke tean neid taustaliikumisi koalitsiooni poole pealt, et tegelikult neil oli põhimõtteline vastuolek meile. Nad üldse ei tulnud teemad kaasa, sellepärast ei olnud ühtegi küsimust esitatud. Nad lihtsalt olid põhimõtte pärast vastu, samas räägivad oma koalitsioonilepingutes asjades koostööst, avatud juhtimisest. Et mis põhimõtte pärast sa arvad, see olid vastu? Poliitiline jonn. Poliitiline jonn, jah. No aga see ei lahenda ju meie äriplaani. Aga ma tahtsingi just öelda, et tegelikult Toomas, vaata, kui liiga palju kuulad, siis on võib-olla häbi natuke ka. No aga häbi läheb järjest suuremaks. Seda küll. Häbi läheb ainult suuremaks. Häbi läheb suuremaks, seda oli näha, kui 9.45 vallavanem saatis mulle Messengeri peale sõnum, et Toomas, miks sa mustad teist ettevõtjat, et ma ei saanud aru, millest jutt otseselt. Volikogu ajal või? Volikogu ajal jah, nii et see oli päris huvitav ja tõi välja minu majandusaasta aruandest või nendest näitest seda, et kuna mina deklareerisin 2025 €20 tulu, et millest ma sõin ja nii priskelt elan. Aga vallavanem ei süvene minu numbritesse, et ega ma ei ole siis üürimaast kehvem. Ma võtsin laenu 20 aasta peale pea 300 000, mis tähendab seda, et palju intress oli? Mul läks kõik kuludes, see intress on selline, mida isegi väiksem, kui me pakkusime. Okei. No ühesõnaga, jah, me siin vabas vormis arutame, eks ole, seda asja, eks igal ühel võibki olla nagu oma mulje ja arvamus asjast ja kindlasti vaatajatele ka on igal ühel natuke erisuunda see, aga tegelikult kurb on ausalt ja mina isiklikult olen veendunud, et see oli päris hästi viimistletud plaan eesmärgiga hakata samm-sammu haaval paremuse poole viima ja hästi oluline, me siin keegi, tähendab, ma arvan, kohe saate kommenteerida, mina kindlasti ei toeta seda, et sellest peaks saama nii-öelda uus tuuletorn, mis on meil nii-öelda koormuseks kaelas, et me peame sealt kõik võtma selle täielikult enda kukile ja siis hakkama seda seal kukil tassima, eks ole. Ei, ma ei arva seda ja ma arvan siiralt seda, et see projekt üürimaja puhul on reaalne, et ta veab ise välja, aga see tähendab seda, et tal on vaja saada asjad korda kõigepealt. Sellisel kujul täna ei vea, nendel tingimustel täna ei vea, kus me omadega oleme. No, plaan oli lihtne, rahaline lühiajaline abi, 2-3 kuud oli mõeldud selleks, et siis klaarida ära maksuamet, saada EISi toetus kätte, selle baasilt uuesti saab vald raha tagasi, siis vajadusel toetada laenu võtmisel 150 000, kui seda vaja
vajadust võiks olla. Lisaks ka volikogu kinnitab selle laenu võtmise, sest et see on asutus, mille laenu võtmist nagu põhimõtteliselt võiks volikogu otsustada, heaks kiita, siis võimalikud kaardid nii-öelda suhete klaarimiseks ehitajaga, see oli rahaline pool. Nüüd juhtimispoole pealt me arvasime, et kuni vald nii-öelda likviidsuslaenu võimaldab oma osahingule, siis võiks olla seal kaheastmeline kinnitus tahtsin just sellest rääkida. Laenusummade liigutamisel, ehk siis lisaks osaühingu juhatuse liikmele meie arvates oleks võinud anda omapoolse kinnitusega nõukogu liige ja osa nõukogu liige Tiit Reha. Nõukogu liige ja abi vallavanem Tiit Reha, ehk siis nagu vallapoolse nii-öelda silmana ja lõppkokkuvõttes ütleme, et selle meetmete paketis oli veel kolmas oluline meede, mis tegelikult ei ole meie pädevuses, aga me tahtsime viia selle vallavolikogu ette uuesti tagasi, et täidetaks lõpuks eelmine aasta antud lubadust. Eraosaniku poolne lubadus, omakapital ei ole võõrkapital, ehk siis laenuna pakutatud raha on bilansis võõrkapitali poole peal, et see tõsta ikkagi omakapitali poole peale, tekiks siis see võrdne nii-öelda osapoolte võrdne partnerlus, mis oli algselt mis oli aasta tagasi oli see kokku lepitud, et selle tahtsime ka korda teha. Ja et minu arust oli ka tegemist, tõesti ma arvan, et oli tegemist kvaliteetse eelnõuga. Kahju, et meile küsimusi esitatud ja ei toetatud seda. Ma pean paar asja veel siia juurde ära ütlema, et rõhutan seda, et meie eelnõu sisaldas ka sõna kuni, mis muudab tegelikult tähendust väga palju. See eelnõu ei andnud kohustust, vaid andis võimaluse lasta see käiku momentaalselt. See oli tööriistakomplekt tegelikult. See oli tööriistakomplekt. Ja siis ma tahan veel ühe asja öelda ära, mis on minu jaoks lausa nagu veits naljakas isegi tänaseks. Meie eelnõu algne versioon sisaldas ikkagi nõukogu tagasikutsumist. Sellepärast, et tegelikult nõukogu ei ole toimetanud osanike lepingu ja põhikirja järgselt. Aga me olime nõus, pole hullu. Minu poolt vahemärkus, kui sa vapper vaataja oled siiamaani praegu vaadanud, siis see tähendab seda, et sulle järelikult pidi meeldima. Ja ei meeldinud ja vaatad. Kui sa paned videole pöidla, mida sa saad sealt samast video alt teha, siis sa aitad sellega meie videot levitada ja loomulikult, kui sul on kanal tellimata, siis vajuta ka telli nuppu, mis on samuti video all inglise keeles subscribe. Jäime jutuga nõukogu peale, meie algne eelnõu sisaldas nõukogu tagasikutsumist ja sellest me nii-öelda tegelikult tulime jälle vastu, Andrus. Tegelikult me tulime vastu ja tegime selle ümber, siis pehmendasime selle ära, et hea küll, nõukogu võib jätkata, aga klausel juhatuse tehingutele nõukogu poolne heakskiit juurde. Ja kusjuures, mis on naljakas, on see, et see oli tegelikult meiepoolne meenutus, sellepärast, et see nõue on kogu aeg sees olnud. See oli tegelikult, on ta kogu aeg sees olnud, lihtsalt seda ei ole järgitud minu hinnangul. Meil on põhikiri on mul ees praegu ja muide kõik saavad seda ise vaadata. See on äriregistrist alla laetav. Ma panen taaskord viite kirjeldusse, et kui keegi tahab Sadama üürimaja põhikirja vaadata, siis sa saad seda ise teha. Ühesõnaga punkt 4.9.7.4, 4974 nii-öelda. Tehingud, mille väärtus või mõju osaühingule ületab 5000 eurot ja see on nõukogu pädevus. Et me oleme nagu, see oli nagu kompromiss plus kompromiss põhimõtteliselt, mis me nagu tegime, et me sisuliselt toome eelnõusse selle sama asja, aga seda pole siiani järgitud, vaata, et see oli nagu meiepoolne meenutus. Ja see lükati ka laua pealt maha. Ütleme tegelikult, pühkisime tolmu selle põhikirja punkti pealt uuesti ära. Ja ka see punkt on sees, ta on kogu aeg sees olnud
ja mitte, sorry, kas meil on mingisugune nõukogu heakskiit tehingutel olnud või? Minu teada meil on isegi seal suuremaid probleeme natukene nõukogu heakskiiduga. Ühesõnaga, me proovisime aidata igal juhul nii-öelda tööriistakomplektiga seda remonti teha sellel hetkel, kui üürimaja nii juhtimise osas kui ka rahalises osas raha ei ole ja ka eelnevate otsuste osas oleks vaja niisugust kiiret remonti ja meil on selleks tõepoolest jäänud aega veel paar kuud, sest et kolmandad osapooled peavad meie suhtes hakkama tegema oma otsuseid. Ehk siis Maksuamet, EIS, uus laenaja. Võib-olla me teame, et otsitakse investorit, uus investor ja nende jaoks oleks oluliselt parem, kui seda remonti, see remont oleks tehtud ja tolm oleks ära pühitud. Siin on see põhikirjandus päris põnev. Ma jäin seda praegu uuesti ära hakka. Igaüks ise loeb seda. Me teeme, Palle lubas teha tegelikult ühe koolituse ka, räägi koolitusest. Et jaa, meil on, tegelikult me just eile Andrusega rääkisime sellest, et teeme sellise, ma ei oska veel öelda, kas video või artikkel või segu neist kahest, et internet on täis väga huvitavaid tööriistasid ja inimesed on tegelikult üsna uudishimulikud ja tahavad ikka piiluda, et kes kellelt mida ostab ja kuidas kellelgi läheb ja nii edasi ja valla nii-öelda siis konsolideerimisgrupi ettevõtetel on siis ju kvartaalne aruandlus, eks ole, kus saab vaadata mitte ainult nii-öelda aasta aruannet, vaid saab ka vaadata kvartali aruandeid. Neiumal on neid allasutusi päris mitu. Sama asi, et ma vaatasin ka, et ma tahan mootorratast remontida, ja juba hea on võtta internetist YouTube lahti ja vaadata, kuidas see päriselt käib. Ja selles suhtes on väga mõistlik teha niisugune videoõpetus, kuidas vaadata meie avalike asutuste tegevust ja mõtistleda kaasa, siis kuidas selle asjad käivad. Tead, mida sealt veel näeb või? Sealt näeb ka seda, mida on ostetud. Jumala lahe tegelikult. Vaatad, kelle vahel on. Ja, selle teeme eraldi, aga lihtsalt infoks. Aga mul on siia omalt poolt ikkagi veel natuke öelda. Kõigele muule lisaks mind personaalselt paneb kõige rohkem praegu kukalt kratsima või nagu muretsema see, et me oleme ehitanud, koalitsioon on ehitanud plaanid ülesse siis mingile prognoosile tuginedes, eks ole. Seal on prognoos, minu arust on kõlanud, et meil on üüritulu laekumine on umbes 7000 ja sellest nagu on korduvalt igasuguseid erinevaid arvutuskäike tehtud, et kui suurt laenu me suudame teenindada, milliseid muid kulusid me suudame välja kannatada, aga minu mure on selles, et prognoosima peaks tegelikult pessimistlikult ja see prognoos sisaldab endast täismaja põhimõtteliselt. Ma ei ütle, et maja jookseb tühjaks, ma ei ütle seda, aga me peame arvestama sellega, et detsember ei ole juuli. Ja see on minu arust utoopiline. Ma ütlen selle praegu ja siin välja. Ma tahaks loota, et seda ei juhtu, eks ole. Aga ma arvan, et see juhtub mingil määral. Et see täituvus külmal talvisel ajal ei ole see, mis ta on täna. Ja sellisel juhul me saame korralikul nätaka kohe juba sellega ära, et see prognoos ja nii-öelda laenude teenindamised ja asjad lähevad täiesti balansist välja ja tekib tegelikult puudujääk. Oleme positiivsed, loodame, et sinna tulevad sisse backupikud ja jõuluvana ja kõik läheb hästi. Ja, loodame, aga see on oht laual nii-öelda, mida ei tohi eirata selles suhtes, et... No selleks peab olema ka mingi reserv, eks ole. Meil ei ole täna ju ülejääki. Mure ongi selles, et ma ei tea, kui meil on nii-öelda üür laekub ja me teenindame nagu niivõrd kallist laenu, eks ole, siis jah, ja reserv ka, eks ole, tegelikult korterelamul peaks olema ka mingisugune reserv. No, räägime korra prognoosist veel, et kui me vaatame nagu tõele otsa täna, mis üks asi on see, kui asutus teeb oma finantsplaani majandusaastaks on siis aasta 26 meil, kus ehituse 3 kuud tuli ehituse lõpetamine, kus siis peale seda hakkab üüritulu ehk majandus tegema. Ja kui me seda tervikpilti täna vaatame, siis
siis mis see prognoos siis oli? Me ei ole näinud ju, täna ei ole esitatud ju ei revisjonikomisjonile ega kellelegi teisele finantsplaane 2026. Me oleme nüüd täitumist näinud, mis on täitmine, eks ole. Aga täna on nagu see, et Toomas ütleb täna ausalt hiidlasele näkku, et finantsplaan oli see, et käiku tuli lasta Hiiulett, kes hakkas trükkima seda, et ehitaja on võlgu. Jah, finantsplaan sisaldas ehitaja materdamist, eks ole. Jah, täpselt nii. No jah, aga Toomasega... Ja samas endal oli taskud tühjad, sõõlused küll. Toomasega räägi mulle, kuidas sa ju küsisid ju volikogus Sandri käest uuesti, et millest koosneb. Muide, mitte esimest korda küsinud, aga küsisime seda ka ju... Millest koosneb nõue? Jah, majanduskomisjonis, et meil on teatavasti nõue ehitaja vastu, mida me kahjuks ei ole jõudnud veel kohtusse viia. Ehitaja jõudis meist ette, aga nõude suurus on 540 000, et me mõtlesime, et missugune kahju see on, mida meile on tekitatud ja räägi nüüd, Toomas, sa oled ju... Andrus, siin nagu hea näite on see, et me kõik kuulsime seda, et seda nõuet ei ole. Ei kuulnud, nõue on ikka. Ei ole, nad ütlesid, et nõuet ei ole, kuna vald on teinud või Sadama üürimaja on teinud vastu nõude. No, mulle juhe läheb kokku. See 546 000 tehti ju ehitajale vastu nõue. Sa mõtled, et ehitajal ei ole meie suhtes nõuet? Meil on ehitajale nõue. Meil on ehitajale nõue. Meil on ehitajale nõue, aga väideti, et meil, et ehitajal pole meile nõue. Jah, et ehitajal ei ole meile nõue. Sest meie nõue on suurem. Jah, täpselt nii. Ja nii ma tahangi nagu seda öelda, et... Aga me ei tea, millest see koostab. Aga samas, kui võtame lahti nüüd selle sama kvartaalse aruande, siis seal on sees nii kohustus ehitajale. Kui me oleme küsinud tagasi käibekat. Ei, meil on selle ehitaja nõue meie vastu küll ja meil on ka käibemaksu nõue maksuametile, mida me teame, et me peame tagasi maksma. Aga seal ei ole kirjas mitte mingit 540 000, mida me oleme nõudnud ehitaja vastu. Et tegelikult oleks pidanud seal aruandes olema ka see 540 000. Et aga sellegi poolest, et seda seal kirjas ei ole meile suudetud siiamaani põhjendada, et milles see nõue... Kas ma eksin, kui ma ütlen, et me ei tea, millest see koosneb? Me ei tea. Tahvli juures, kui me proovisime seda 540 lahti kirjutada, siis see... Advokaat teab, jah. Selles mõttes, ja kus juures nüüd vastu, lähme korra nüüd hüppame teisele poolele korra, et keegi valesti aru ei saaks, siis ehitajaga suhtlus on meil lihtsalt informatiivne ja neutraalne olnud. Te arvate, et me kuidagi moodi, ja sa ei ole üldse suhe, mina aeg-ajalt suhtlen, eks ole, lihtsalt ma korjan sealt infot, eks ole, ja annan talle ka sõna andnud. Küll aga tean ma seda, et see hagi on siis menetlusse võetud ja sisaldab endas dokumentidena kõiki allkirjastatud akte, kaasa arvatud lõppakti, kus all on tellija, töövõtja või siis peatöövõtja, kumb ta meil nimetuselt oli, ja ehitusjärelevalve allkirjad. Allkirjad ja selle baasil on ehitaja esitanud arved. Jah, ja nende arvete baasil on ta ka maksuametile nüüd võlgu, kuna talle ei ole ju seda ära makstud. Jah, just. Et ühesõnaga selline dokumentide pakett on siis läinud võetud menetlusse. Ja vastukaaluks on meil siis... Väidetav 540 000. Väidetav nõue, mille täpset sisu tegelikult nõukogu meile selgitanud ei ole. Aga kas nad ise teavad selle sisu? Teda me ei tea, eks ole, kas nad teavad. Kindlasti teavad. Mina ei usu, et nad lihtsalt bluffivad. Nad olid sinna kirjutanud 100 päeva viivist, 3 kuud ehituse pikendamist või midagi sellist, et pikenes ehitamist pandi 2%. No vastaspoole info selle vastu muidugi on see, et seda ei ole. Et see number irinemine vähesel määral on, aga mitte selline. Aga see selleks, seda menetletakse mujal, eks ole, seda meie Sa ütlesid seda ka, et ehitaja on sulle maininud, et tegelikult hea meelega võiks need vaegtööd ka lõpuni. Täpselt nii. Ta on seda valmidust öelnud. Ta ütles see, et kui tema saab ka kohtus võidu, siis ta viib ikkagi need vaegtööd ka lõpuni, ka sel juhul.
minu soovitus oli nii majanduskomisjonis kui ka volikogus oma kommentaaris selline, et mõistlik on alati leida kohtuväline kokkulepe. Loomulikult. Ja vältida sellist olukorda, kus näiteks meie projekt läheb puht juriidilise vaidluse tõttu selliselt venima, et kalli laenu teenindamine käib meil lihtsalt ühel hetkel üle jõu. Et me peaksime hästi kiiresti jõudma olukorda, kus meie üürimaja plaan, äriplaan hakkab tööle. Ilma igasuguste arusaamatust, et ilma igasugust tolmuta. Selleks meil ei ole enam, kordan veel, et me saime 3 kuud pikendust. Natuke kallines meie laen, eks laenu intress on praegu märkimisväärne, peaks mainima. Ja see intress on 9 pluss euriga. See intress on nüüd selline, et selle intressi teenindamisega me väga hästi hakkama ei saa üürimaja tulude baasilt. Suvel. No sa oled, ma loodan, et nad kõik ikka jäävad sinna talvekuudeks, eks ole, aga no ütleme, see on lihtsalt, mina olen nagu optimist, eks ole. Ja kuna seal elab hooaja töötajaid sees, siis kõik kindlasti ei jää. Küsimus on pigem mitte selles, kas kõik jäävad, vaid küsimus on, kas asendused tulevad või ei tule. No see on juba teine teema, see on juba teised riskid, eks ole. Praegu on nagu need riskid, mis on meil ukse ees kohe, need tuleks nagu maha tõmmata, need tuleks ära lahendada ja siis on juba uued väljakutsed selle üürimajaga. No jah, me ei tea. Ma ei julge siin võib-olla kõike nagu öelda siin, aga ma tahtsin nagu sellele viidata, et täna paraku, kuna meil numbrid väga palju ette ei näidata, siis tuleb kehakeelt lugeda ja Tiit Reha on selline hea persoon, ta käib, levitab pangaülekannetega, kohe on teada, mis seal tegelikult on, raha ei ole, teine sama küsimus on täna see, et raha pole tegelikult isegi meil selleks, et korralikku kohtuvaidlust ette võtta. Ütleme, oleme ausad. Ma tahtsingi juurde. Saad aru, Toomas, et põhimõtteliselt on nii, et meil on raha puudu juba ja meile väidetakse, et kõik, asjaga tegeletakse ja kui meil tuleb kohtuvaidlus, me teame kõik seda, et see ei ole odav lõbu. Ma tahtsin öelda, et sisuliselt on saanud täna 100 üürimaast juba tuuletorn, sellepärast, et õiguskaitsekulud arvatavalt maksab vallavalitsus. Need väitsid, et ei maksa. Et ikkagi, et osaühing peab kõik... Mina tunnen Tiit Reha kehakeelt ja ma tunnen, et nad maksavad. Andrus, ma vaidlen vastu. Meil on vaba sõnavoor. Kes tuleb kehakeel. Meil on vaba sõnavoor, nii väga hästi. No jah, eks siis see aeg annab tegelikult arutust, kuidas asi läheb ja kindlasti tuleb ennast väärikalt ka kohtus kaitsta, olema ausad. Aga mõistlik on vaadata asjale peale selliselt, et mis on tõesti need päriselt need kahjud, kui me rõõmsalt siin hüüdsime ja ajalehed ju kajastas, et meil on üürimaja valmis, meil on inimesed sees, kõik on hästi. Et mis on siis see kahju, mis me nüüd oleme saanud 540 000 ulatuses, ja teiseks ka ehitaja poolne, ehitajale maksmata rahad ju tegelikult on rahad, mis kuuluvad ju Maksuametile näiteks ja meie enda allhankijatele. Meie enda Hiiumaa allhankijatele, ehk siis nemad ka kannatavad sellest praegu, et ehitaja ei ole oma rahasid saanud, mille osas on ju aktid alla kirjutatud. No miks kirjutati aktid alla? No see oli rehepaplus, et nad arvasid, ma ise nagu arvan, et see on muidugi arvamus. Meil on vaba sõna. Vaba sõna, et see on nagu rehepaplus, et seda nagu seal majanduskomisjonis tegelikult vaikselt ikkagi... No põhimõtteliselt me saime teada, miks kirjutada. Saime aru küll, et taheti ikkagi sulgeda see ehitusega seonduv dokumentatsioon selliselt, et saada siis EIS-ilt see toetussumma, mis on täpselt pool ehituse maksumusest kuni
miljon, aga pool saada siis see EISIL kätte. Aga ei õnnestunud sellest, et maksuameti poolt tagasinõutav summa on ka riigi abi. Ja topelt riigi abi ei ole võimalik anda sellele osahingule. No. Ehk siis see tuleb kõigepealt klaariks teha. Kui mina sain nii aru sellest kirjast, eks ole, et maksuametiga meil on olemas kirjalik vastus. Seaduse järgi tuleb see tagastada maksuametile. Sellega muidugi loogiline, et ehitati, kasutada neid vahendeid ehituse lõpetamiseks, eks ole. Kui on ehitus lõpetatud, tuleb ta tagastada. Kui teda ei tagastata näiteks, siis on riigi abi ja siis ei anna sama summas riigi abi. Ehk siis toetus. Ehk siis igal juhul tuleb mõistlik kõigepealt maksuameti asi ära klaarida, sest maksuameti esitab veel viivise. Ja siis tõmmata sisse abi või nii-öelda toetussummad, lahendada see sõlm ära ja siis vaadata need järgmised sõlmed üle, kõik sõlmed ära, minna eluga edasi. No vähemalt oli see, et mindi ju nii ahneks, et maikuu deklaratsioonis küsiti veel 60 000 tagasi ja maksuamet algatas ju erirevisjoni selle. See oli pärast seda, kui see teema oli juba tõstatatud, et ärge küsige, kuna te ei tohi küsida. Ei tohi küsida ja siis küsiti ikka veel tagasi. Ikka küsiti tagasi ja mis on täna ka, see 60 000 on täna ka näha, kui vaatate seda teise kvartali lõppseisu, siis seal on 60 000 on just kui maksuametilt saada vahendid. Kusjuures ma avastasin lihtsalt väike, me ei ole seda keegi märganud. Juhatus on 1-3 liikmeline, nii et juhatusse saaks ka määrata teise juhatuse liikme veel. No ütleme, see kahekordne autentimine on piisav, ma arvan. Ja kusjuures meie eelnõus oli see niimoodi, et see meede oli vajalik selleks ajaks, kui vald annab likviidsuslaenu. Jah, ja selleks, et ennetada seda, et juhatus ei teeks selle rahaga midagi muud. Ja me ei pea vist nagu selles mõttes saladust tegema, et meie silmis juhatus usaldusväärne ei ole. Ma arvan, et te nõustute minuga. Ei 100%, sellepärast, et mina oleksin näinud, et seal oleks täna palgaline juhatus olnud täiesti erapooletu, mis oleks olnud ei seotud ei investori, ei vallaga, oleks neutraalne ja siis saaks ka mehe käest nõuda. Täna on ainuke põhjendus see, et miks kasutatakse investori või seda partneri esindajat, et me ei pea talle töötasu maksma. Aga tänu sellele, et me oleme säästnud töötasu, oleme me kaotanud kaudselt, ma ei saa öelda otseselt, siis ma pean kohe tõestama hakkama, eks ole, aga kaudselt rohkem. Ei no kindlasti sellepärast, et see summa, ma arvan, et see küündib sinna 100 000 kanti ja isegi võib-olla rohkem, et kui oleks praeguseni opereerinud kallid laenud ja asjad, mis sa võtad täna, see asja oleks saanud teistmoodi toimetada, et see ei oleks nii kallis, sest me oleme täna tulnud väga kallist raha sisse, eks ole, kaasartud partner on ise 13% raha laenanud, aga ta õnneks edasi laenanud kusjuures. Jah, täpselt nii, et ta ei ole vahepeal tulid selle kohta, see on nüüd ka registrist näha nii-öelda, et tegelikult ühe asja eest nagu minu poolt müts maha nagu küll jutumärkides, aga kuidas, mis meil selle ettevõtte nimi alguses oli, miljonid või miljardid ei millestki, eks ole. Et kuidas tegelikult on sisenetud projekti kasutades minu arust 0 eurot oma vahendeid. Ma võin selle võib-olla mingisugune protsent või 2 oli sellest, aga EU Invest on tegelikult ju tema aruandest on näha see, et seesama, mis tema on laenanud projekti sisse, on ka, ta ei ole panustanud oma rahaga, ta on, eks ole, laenanud nii-öelda raha sisse, laenanud selle edasi ja saab ka nii nagu näha, ma ei ütle, et see on vale, see konkreetne osa ei ole otseselt rikkumine. See palle on, selles mõttes on ta vale, et sellel seaduse silmis vale. No see on kahe otsaga asi, sellepärast, et ta ei taga kohustusi. Täna kui selleks, et kõik enamus äri on laenude peal üles ehitatud, aga sa tagad oma tootlusega, oma tagatisega seda olid vahendid, eks ole.
aga millega on tagant täna see meie äripartner neid vahendeid, kui ta on väikeettevõtete käest laenanud vahendeid, siis tal omal puudub likviidsus selliste varade varade kaasamiseks. See on meiepoolse osaühingu siis esindajaga, Ergo tasujaga, kes on meie vallavanem, sõlminud lepingu, mis sätestas, et moodustatakse omakapitali reserv. Ja see raha läheb sinna. Ja ta ei ole seda ju ellu viinud. Ja Ergo ei ole seda ka jõustanud või kontrollinud. Ja see oli ka põhjus, see oli üks põhjus, miks me avaldasime Ergole umbusaldust. Need olukorrad ja need asjad praegu hakkavad realiseeruma ja mina nimetan seda objektiivseks reaalsuseks. Ja nüüd, kui tuleme tagasi selle nagu topeltautentimise peale, mida me välja pakkusime, mis vastu ei võetud, eks ole, ja tuleme tagasi sellesse punkti, et juhatus, eks ole, siis tõepoolest mina ei häbene seda välja öelda. Mina nägin ühe potentsiaalse ohu kohana seda, et kui meil on juhatus, kes ei ole aasta jooksul teinud nii-öelda moodustanud oma osast reservi, eks ole, mis on otsustatud eelmise aasta juunikuus allkirjastatud, kuna ta on juba sellega tõestanud, et ta nii-öelda tegelikult ei allu plaanile, siis mina näen isiklikult väga suure ohukohana seda, selle ma ütlen ka hea meelega siin videos välja, sest kui see realiseerub, siis ma olen selle täna, mitmes meil täna on, august 15-16, mitmes meil täna on, augusti keskel. Ja no teeme kohe korda selle, 16 august, jah. Et kui täna on meil ju laen antud sisse osanik 2 poolt, eks ole, endiselt laen. Ja kui täna näiteks oletame, et juhtuks ime, et EIS ütleb homme, et teate, me ei viitsi rohkem teiega vaielda, võtke see 553 või mis sealt veel saada on, eks ole, 500 millegagi. Me kandsime selle teile täna üle. Oli tore, oli meeldiv, tulevikus jätkame, eks ju. Siis mina päriselt näen ohukohana seda, et juhatus, kuna ta on üksi, ta ei ole nõukoguga kõige agaram olnud nii-öelda kooskõlastama, läheb esimese asjana ja kannab endale tagasi laenu koos intressidega ja pärast ütleb meile, et laen on laen ja laen tuleb tagastada. Sorry, ma ei taha, et see juhtuks. See on ka põhjus, miks ma toetasin eriti tugevalt just seda eelnõu punkti. Kas ta teeks seda? Me ei tea, aga miks me peame mängima tulega? Miks me ei võiks ennetada? Meil on põhikirjas, et nii ei tohi teha, aga põhikiri on öelnud ka väga paljude teiste toimingute kohta, et niimoodi ei tohi neid teha. No. Aga kuna ma küsin teie käest seda praegu näiteks, et meil väidetakse seda, et meil on neid väga kaugele jõudnud mingi pangaga läbirääkimistega saada väga suurde laen, eks ole, seal alla 2%. Suusõnaliselt öeldi. Pluss Euribor, eks ole, ja 700 000. Et 700 000 tahetakse sealt laenu võtta. Et minul tekib küsimus, et mis plaani on välja mõelnud täna koalitsioon, et nad peavad tulema ju ikkagi, see vajab tagatist. Seal ei ole ju küsimust, et see enne tuleb ju Leedu panga laen ära maksta, et tagatis vabastada. Jah, ja 150 jääb puudu. Sealt veel puudu ka takku otsa. Las võib-olla teeme sellega niimoodi, et äkki koalitsioon mingi hetk siis saab seda jälle kommenteerida. Ma ei oska vastata selle. Minu jaoks jookseb tupikus variandid ja erinevad tupikud. Tavaliselt pangad ennem ju ei vabasta, kui on kõik 100% tagasi makstud. Oleks loogiline, jah? No see oli meie eelnõu esimene redaktsioon või esimene plaan oligi see, et me teeme kõik klaariks ja siis võimaldame neid vabastatud hüpoteekide järjekordi ja kogu seda tupikut tervikuna hakata lahendama ja siis muutume nii-öelda mõistliku laenupakkuja jaoks selliseks seeditavaks ja väärikaks, eks ole. Ja avame ka ukse. Aga see plaan, mis meil praegu oli,
oli siis adopteeritud nende täpselt viimase infoga, mida me saime noh, nii-öelda nõukogu liikme poolt. Et see oli väga peeneks teostatud või ehitatud kava ja seal ei olnud mingisugust liigset pekki nii-öelda. See oli ikka päris paika viimistletud ja vastavalt infole, mis me saime. Aga ühesõnaga sellega praegu läks niimoodi, aga ausalt öeldes mina olen ka nagu veits nõutu, et aga mida nad siis teevad. Sest kas te olete märganud muide, et viimase nädala jooksul, seda on varem ka juhtunud, ma oskan peast, kohe tuleb meelde vähemalt 2 inimest, aga võib-olla teil on need mingid teised inimesed, kes on öelnud, et aga miks te pankrotti ei lase? Et meil on ka selline variant laual, nii-öelda hiidlase poolt välja pakutud, aga need inimesed minu arust, kes seda pakkunud on, ei saa aru sellest, et esiteks EISi toetusest, EISi taotluse esitaja oli Hiiumaa vald, eks ole. See on juba nagu moraalses mõttes seda ei saa teha. Aga et kas see on üks variant, kuhu nagu koalitsioon, kuhu väravasse seda palli sihitakse või? Minu arvates on see projekt päästetav ja teine asi on see, et pankrot on loomulikult majanduses lahendus küll, aga sellegi poolest tuleb oma partnereid võimalikult väärikalt suhtuda partneritesse, eriti sellise projekti puhul, kus on PPP, kus on riik andnud väga suure avaliku raha, vald on andnud suure summa ja praegu lihtsalt ootame, et ka erakapitali esindaja teeks oma käigud ära, mis on tegelikult kokku lepitud ja võõrkapitali ehk siis uute laenudega saab seda ilusti timmida. Mina arvan, et seal võib jääda tõesti natuke puudu edaspidi, aga need on kõik lahendatavad küsimused, et kui Palle arvab, et siin hooaja lõpus toimub äriplaanis ka selline suure riski realiseerumine, et majas ei ole makseid. Ei, makseid on, aga see on siiski teine etapp selle kriisi lahendamiseks. Praegune probleem on see 2 õnnetut kuud, mis veel järgi jääb. Ma täpsustan seda, et makseid on. Lihtsalt meil on praegu üles ehitatud see õhuloss sellele, et meil on maja 100% täis. Ma ei arva seda, et ta jääb 20% täis või 40% täis, aga täna on see, kõik on nagu nii nipa-napa, et isegi kui täituvus on 75%, siis meil juba on probleem. Sellepärast, et tühjade korterite pealt jookseb kulu samal ajal, kui tulu jääb saamata ka, eks ole. Absoluutselt, jah. Et see, me oleme hästi tundlikud selles osas, et ma täpsustan, et me arva, et maja tühjaks jookseb, aga me saame juba seda valusalt tunda siis, kui näiteks on 4-5 korterit tühjad või 6-7. Ja see võib küll juhtuda. See on nagu, olgem ausad, see variant on olemas, eks ole, olenemata sellest, kas see maja on kõrges saalis või oleks ta kärpes. Pankroti puhul on nagu, vaataja saaks hästi täpselt aru. Meie seda üldse ei kaalu ühe lahendusena. Sellepärast, et pankroti puhul on selge, et laenaja Leedu pank, kellel on esimese järjekorral hüpoteek asetatud kinnistusraamatusse, saab teostada esimesena oma otsused selle vara suhtes. Pankroti puhul läheb maja Leedu pangale. Just, ja seal tekib veel selline halb lugu, et riigipoolne toetus tegelikult tuleb tagastada. Ehk siis see projekt me loeme selle ebaõnnestunuks. Riigipoolne toetus tuleb tagastada. Selge on see, et maksuamet tahab oma raha tagasi saada. Selge on see, et ehitaja siiski loodab sealt midagi tagasi saada. Ehitaja partnerid loodavad sealt raha tagasi saada. Nii et päris selline edulugu see ei oleks, sest et tõenäoliselt see eesmärk, mis sellel projektil on, turutõrke piirkonnas pakkuda siis üüriturgu, see jääb ka ju saavutamata. See maja peab olema EISi tingimuste järgi 15 aastat üürimaja.
nii kui sealt kas või osaliselt ta müüki läheb, siis toimuvad kohe ümberhindamised või tegelikult toetuse täielikult tagasikutsumised vist isegi või? no ütleme, me ei ole ees, me ei saa öelda, kumb neist toimub. 100% lubatud. Rahvakeeles ütleme, et 10-15. jah, aga see on igal juhul, tema selle maja plaan on üürimaja. Ja mis on nagu lihtne seletus see, et pankroti puhul lahendab kogu probleemistikku pankrotihaldur. Et meie arvamusel valla enamusosalusega ettevõtte probleemistikku peaks lahendama ikkagi vald. Ja sellepärast me selle eelnõuga esitasime. Ja mainega, kogu selle asja, see jääb haisema, ütleme otse välja pikaks ajaks, kui me sellega nagu niimoodi teeks. Aga võib-olla vald teeb ka siin, meil on ju nii tugevad ärikeelmised, siin otsa teevad ka diili mingi advokaadi laibamatjaga. Hakkame kokku tõmbama, et mis seal sul järgmised plaanid on, mida me... Jaa, ma arvan, et sellega me üürimajaga me võime tõesti praegu koomale tõmmata. Eks me nagu natuke vabandan ka nagu vaatajate ees, et me iga kord sellest räägime, aga me peame sellest rääkima, see ei ole läbi. Ja ma pean ütlema lõppu, et vale info levis netis üks päev. Vallapanus ei ole ainult 175 000, vallapanus on 175 000 pluss kinnistu pluss projekt. Ehk siis, kui me laseme selle lihtsalt niimoodi, siis me ei kaota 175, me kaotame üle 300. Ehk siis lihtsalt täpsustus, et ei ole midagi nii, et suva. Ja lisaks sellele maine ja me rikume ära oma suhteid väga heade partneritega. Kaotame me ka nii palju sellises vääringus, siis nii-öelda otsest panust. See on bilansi väline kaotus. Ja kui keegi ütleb, et suva, et mis see 300 000 on, siis siit on meil väga hea liikuda järgmise teema juurde. Õpilaskodu pandi kinni. Pandi kinni, jah. Kärdlas. Ja põhjus? No, eks nad tegid mingi järeldusotsused, kui juba sünnitusabi ära kaob, et siis ka miks seda õpilaskodu nii kaual pidada, et see nagu põhjuse tagajärg selline loogika on, aga tegelikult põhjus on rahapuudus ja õpilaste puudus, eks ole. Rahapuudus on põhjus. Ja siis üürimajas paneme nurgast niimoodi tikuga. Ma tõin just näite, kui me ta pankrotti laseme. Õpilaskodu on kinni. On juba kinni või läheb kohe kinni? Ma ütlen ausalt, ma lugesin ainult pealkirja. Läheb kinni, et ma loen kohe ära. Aga seal on veel teised asjad, et meil läks kulukaks, ütleb Hiiuleht. Kärdla õpilaskodu lõpetas tegevuse. On kinni järelikult. Volikogul pole seal tõenäoliselt midagi enam öelda. Aga ka volikogu ei ole seda ju menetlenud veel. Ei ole menetlenud, aga võib-olla see kummitempel ei peagi menetlema kõik asju. Jah. Kohatasudest saadav tulu ja riiklik toetus on vähenenud. Õpilaskodu kasvatajate töötasu on kasvanud. Aga sellegi poolest meil kõik praegused projektid, mis on riigihangetes üleval, jällegi kallinevad kohutava kiirusega. Räägime paar sõna sellest ka, see vist tuleb meil järgmises volikogus, mis on meil 10 päeva pärast. Meil juba on olnud, meil kallines tõepoolest palade lasteaed, mida me otsustasime, et temaga las kallineme, et teeme selle ära. Aga nüüd see kallinemiste rida nagu jätkub ja me peame aru saama sellest, et kui me need otsused ära teeme, siis me tegelikult oleme tulevase aasta eelarve küsimuses ennast täiesti ära pantvangistanud. Meil ei ole seal praktiliselt väga midagi enam otsustada. Ja seal on ka see mõte, et kas minna seda kallinemise teed iga kord või tõmmata natuke tagasi ja vaadata, kas me ostame siis näiteks, kui peres on, ostame külmkapi. Võib-olla tuleb siis osta natuke väiksem või odavam külmkapp või jätta see aasta see külmkapp üldse ostma. Võtad ilma selle jäämasinata, võtad nagu ühepoolse tavalise vaata. Ei võta seda integreeritud suurt, kus jääd ka tuleb. No jah, aga
jutt ei ole väikesest summadest, et siin paari hüppega me järjekordselt hüppame üle miljonilise lati. Nii palju kui aru saan. Aga see tuleb edaspidi meil jutuks, eks? Jaa, see vaatame natuke otsa sellele, kuidas me niimoodi, see pole ju esimene kord. Ja. Et kuidas niimoodi meil kogu aeg läheb. Järgmine volikogu on jah, meil siis natuke vähem kui 2 nädala pärast, siis me saame jätkata. Mul on veel üks asi vaja, ma tahan ühe teema veel tõstatada. See on tavalisel ajal, kus see ei ole hommikul, laupäeva hommikul kell 9. See on jah, neljapäeval kell 3. Et Sadama üürimaja kohta, et ma lubasin põhikirja viite panna alla siis videokirjeldusse, ma panen ka siis osanike lepingu, see on ka avalikult kättesaadav teave, mida küll kaitsti kui ärisaladust, aga siis ühel hetkel ma ütlesin, et see on avalikult kättesaadav. Et tegelikult vist mind ka süüdistati selle levitamises, aga see on avalikult kättesaadav, seega see ei ole ärisaladus ikkagi. Aga ma korra tahaks tuua sellise teema sisse ja siis me muide lõpetame ära ka. Et me oleme natuke saanud süüdistusi, me kõik, mitte ainult mina ja mitte ainult teie, vaid meid on veel. Et küll me oleme saanud süüdistusi selle eest, et me kahjustame projekti ja siis me oleme saanud süüdistusi, et me keerame asjad poliitiliseks. Mulle ei meeldi need eriti, sellepärast, et need ei ole minu arust ausad ja ma esimesena ütlen selle kohta, et päris huvitav, kusjuures on, kuidas see info nagu liigub ka. Et koalitsioonis minu arust on niimoodi, et üks ütleb, et Kõlar räägib liiga palju, avaldab liiga palju infot, eks ole. Ja siis hakkavad seda rääkima need, kes võib-olla varem üldse pole selle teema vastu huvi tundnud, eks ole. Ja siis ükskord tuleb välja, et ups, osanike leping oli kogemata avalik ja keegi ei teadnud seda. Aga mind on juba materdatud selle eest, ma ei tea kui pikalt, eks ole. Osanike leping ei ole ainus avalik dokument, neid on veel, kõik saavad neid vaadata, aga mina olen süüdi, eks ole. See pole minu arust aus, ma ütlen selle välja, igaühel oma arvamus. Samamoodi on revisjoni komisjoni protokollid. Nad täiesti redigeerimata kujul on üles laetud, kui seal välja toodud informatsioon peaks olema näiteks tundlik. Siis saab peita seda. Siis saab seda ilusti ju peita enne kui üles laadida, eks ole. Seda ei laadi üles revisjoni komisjon. Seda laadib üles. Tead, ma selgitan korra, sest mina ise tegelen nende protokollide allkirjastamisega ja heakskiitmisega. Revisjoni komisjonil on koosolek. Koosolekul me räägime suhteliselt ilma filtrita. Räägime vihjetest, räägime võimalikest stsenaariumitest, räägime sellest, mida keegi arvab ja siis formuleerime oma mõtteid, eks ole. Ja sellest valmib protokoll ja protokoll läheb valla dokumendiregistrisse. Protokolli koostab vallaametnik. Ma ei ütle selle pärast nime, et seal vist on õigus koostada neid tegelikult rohkem kui ühel inimesel. Ja üks hetk saadetakse mulle protokoll, mis kantselei koostab, eks ole. Mulle tuleb protokoll, ma loen selle läbi, ütlen, et mulle sobib või kui mulle ei sobi, siis muudan mõned kohad ära, ütlen, muutsin need 3 kohta ära, kirjutasin ühe lõigu juurde, saadan selle tagasi kantseleisse ja siis see pannakse valla dokumendiregistrisse ülesse. Mismoodi oleme meie sellises olukorras info levitamise eest süüdi, kui meie teeme revisjoni komisjonis oma tööd ja nüüd ilmub see protokoll ja siis, kusjuures me ei ole veel tihtipeale koheselt sellega nagu tööle hakanud, vaid oleme sellele viidanud siis hiljem kunagi. Seal protokollis on võimalik peita ära juhul, kui tegu on ärisaladusega, sest et meil ei ole revisjoni komisjonis kohustus laua taga ärisaladust kaitsta, sest me sellest samast ärist räägimegi seal, eks ole. Et ühesõnaga, siin on nagu asjad vähe kreeni läinud. Ma lükkan kategooriliselt need süüdistused tagasi ja ütlen selle siin ja praegu välja. Et kui keegi kuskil laupäeva õhtul saunas kuuleb, et Kõlar lekitab ärisaladust, siis osanike leping näiteks ärisaladus ei ole ja revisjoni komisjoni protokollid ka mitte.
ja järgmine kord soovin väga konkreetseid põhjendusi selgelt näha, kui keegi mulle niimoodi ütleb. Poliitiliseks keeraliseks. Saunas käivad niimoodi, kes ütlevad. Poliitiline malakas on nii-öelda ka tulnud etteheiteks, aga see on nüüd niisugune, et natuke nagu lasteaia tasemele läheb, aga ma tahaks öelda see lihtsa lause, et poliitiliseks meie seda kindlasti teinud pole. Minu südametunnistus täitsa puhas, ma ei ole ühtegi diskussiooni alustanud ega arutelu mingit poliitiliste muudatuste osas või mingisuguse sellise poliitilise arhitektuuri muutmise osas, et tõesti on kummaline, kui tegemist on ikkagi põletavate küsimustega, siis tuleb leida sellele tule kustutamisvahendid, No see poliitilise jutu, see on hea kaitse tegelikult, et. No see ongi, et parim kaitse on rünnak ja mul on hea meel, et me oleme suutnud nii tugevat tööd teha, väga tugevalt raputada täna koalitsiooni alustalasid, põhimõtteid ja asju, et see võtab küll aega, aga järgmine kord on valimised veel väga kaugel, aga see peab mingit positiivset märki hakkama hiljem tulema, et need asjad, mis meil täna on juhtunud, need paljud ei peaks nii juhtuma, et me varjame, salatseme numbrit eest, ei räägi asju lahti omavahel, et sellest on väga kahju. See on nagu see olukord, kui ma küsin Sadama üürimaja nõukogult küsimuse, mulle öeldakse, et sellele oskab juhatus vastata ja kui juhatuselt küsin, siis juhatus ütleb mulle, et mina ja meie ei ole aruande kohuslased valla revisjonikomisjoni ees, küsi nõukogult. See pole nali, seda mulle öeldud. Ja aga majanduskomisjoni istung, mis meil oli enne selle küsimuse toomist volikokku, oli ju laiendatud ettepaneku, mina tegin isegi ettepaneku. Kas teil juhatus oli ka kutsutud? Kutsuda, et mina tegin ettepaneku kutsuda üürimaja juhatus, Maksuamet, EIS kohale. Maksuamet ja EIS esitasid oma lühikese seisukoha kirja teel. Aga ettepanek oli ka, et kõik volikogu liikmed, kes tahaksid selle teemaga sisuliselt ennast kurssi viia, saaksid sellel koosolekul osaleda. Aga peab tunnistama, et neid ei olnud. Ja revisjonikomisjoni oli ka juhatus kutsutud. Ja ma juhtumisi sama päev ka kohtasin teda Hiiumaal ja küsisin, kas ta tuleb, ta ei tulnud. Ja üle võrguga ei osalenud. Kahjuks. No aga juhatus, ütleme nii, et juhatus allub nõukogule. Ja juhatus peaks tegema seda, mida nõukogu otsustab. Ja nõukogu omakorda allub Hiiumaa vallavalitsusele. Ja nõukogu peab tegema see osa nõukogust, mis on Hiiumaa vallavalitsuse poolt nimetatud, peab alluma vallavalitsusele ja vallavalitsus omakorda siis peab alluma volikogule. Volikogu tööorganid on ka siis komisjonid ja selles suhtes on õige, et kui juhatus teatab, et ta ei taha osaleda mingisugusel koosolekul, siis see on ta õigus. Aga kui nõukogu jällegi otsustab, et ta peab osalema, näiteks nõukogu teatas meile, et juhatus peab minema Maksuametisse 29. juuli. 27 või 29. Kuskil juuli lõpus. Siis ikkagi sellest korraldusest ei saa juhatus mööda minna. Ja samamoodi, kui nõukogu otsustaks, et juhatus peaks tulema näiteks revisjonikomisjoni arutlema või majanduskomisjoni või ka volikogu ette andma ülevaadet olukorrast, siis ta peaks tulema. Aga järelikult neid korraldusi ei ole nõukogu juhatusele andnud. No, mis muidu jah. Sest ma ütlengi, et natuke naljakas oli seda
konkreetselt füüsiliselt oli ise saarel ka sellel päeval, kui me taga kutsusime. Ja küll ma ei saa. Ta ei pea tegema. Juhatus ei allu meie juhtimisele. Jah. Et kui oleks sellel hetkel öeldud, siis võib-olla oleks teisiti olnud. Aga see oleks olnud kindlasti mõistlik. Ülimõistlik, sellepärast, et me saaks küsida. Lihtsalt ütlen, et see oleks mõistlik ja võib-olla oleks nii mõnigi probleem saanud teistsuguse lahenduse praegu. Aga see talvine kohtumine, kui ta veebruarikuus käis meil revisjoni komisjonis, mis on ka protokollis olemas. See oli minul, mis pani peas ja kellad käima, et esiteks, kui ta tõi välja selle sama asi, et tema tahab oma vahendeid vabastada, tuleb võtta refinantseerimislaen, eks ole, et oma vahendeid vabastada, siis ma küsisin seda, et kui palju neid vahendid on, siis ta ei olnud mitte 175 000. 230 ütles tol ajal, eks ole, et nüüd ta võib isegi tiksuda protsentidega sinna välja. Aga see oli minule ohusignaal, et ta tahab täiesti ennast välja tõmmata rahaliselt sellest projektist ehk keerutadagi muud vahendid, eks ole. Ta ütles meile selle välja ja nüüd ime pole, et me teeme ettepaneku topelt autentimist rakendada. See on ju loogiline. Ja see tegelikult, see punkt minu hinnangul võiks kehtida isegi ei pea olema, see võiks kehtida mis iganes laekumise puhul Sadama Öörimaja. See ei pea olema ainult see nii-öelda valla. See oleks võinud võimalik olla, kui meil oleks PP projekt olnud, eks ole, kus oli täpselt partnerlused paika pandud. Aga kui me läheme seda teed, nagu see mulle paistma hakkas, siis see ei olnud enam see projekt, eks ole. Ja nii kahju on tõesti see, et meil on valla esindaja on Tossike, sisuliselt ta ei adu majandusest mitte midagi, ma selles mõttes ühinen Sander Kopliga, kes tunnetas sama, et vallavanem on nõrk. Nendes küsimustes ei suuda asju juhtida. Seal tagantjärgi oleks, ma ei kujuta ette, et eks pole lihtne töö ka, kui sind pannakse nii-öelda kokku seda projekti vedama, siis tegelikult sellise kavalpeaga. Eks ole? Jah. Et seal peabki olema ise, väga terane peab olema ise ja tegelikult peab nagu, ei ole lihtne ülesanne tõesti, aga jah, ma olen nõus sellega. Tervitame veel kord Piotrit. Ja tervitame veel kord Piotrit, meie number 1 fänni ja minu poolt on tänaseks kõik, kas te tahate öelda mingi lõppsõna või ütleme head aega. Head pühapäevat. Head pühapäevat.